Jaa, eks ongi ju see, et kuidas sa suudad ennast arusaadavaks teha. Nii su ootused ja eeldused ka selles suunas lähevad. Et samas ma pööraksin siin tähelepanu, et eeldus on nagu kõige halvem asi üleüldse. Et pigem see, et pead sa ise panustama võimalikult palju ja hästi, siis saad sa ka tagasi. Ja kui sa küsisid, et mis on sinu jaoks nagu oluline, siis minu jaoks on oluline positiivne, optimistlik hoiak. See on minu meelest kõige olulisem võtmesõna, et kui sa oled positiivselt laetud, siis kõik edeneb paremini, sul enda energia on paremas voos ja sa suudad teisi kaasata ja teisi inspireerida ja sa oled oodatud igale poole. Kui sa oled vingus näoga, virised, kurdad, sajatad, siis üldiselt hakatakse kauge kaarega ringi käima. Et ma tahaks, et ilmas oleks rohkem sellist helgust, positiivsust, toetamist, sellist optimistlikku joont. Vanasti turistilaul oli, et olen loomult optimist ja usun riigi usku. Ajalehe esikülg mun annab elu usku. Et see... Ma kutsun kõiki üles igas situatsioonis, igas jamas on alati mingi helge noot, mingi positiivne asi, millest on võimalik õppida ja mille üle rõõmu tunda. Et ma arvan, et see on kõige olulisem, millele tähelepanu pöörata. See on päris huvitav mõte, just nagu selle poole pealt, et kui ma ennast nagu vaatan ja mõtlen enda peale ja vaatan nagu ümberringi olevad inimesi, kellega ma suhtlen ja ma arvan, ma enda tutvusringkonnast ja ka lähiringkonnast olen, ma arvan, et üks negatiivsema meelestatud inimesi, keda ma tean. Tõesti? Ja see on nagu huvitav märgata, et see on juhtunud viimasena, ütleme 3-4 võib-olla aastase nagu muutusega, aga et siin on nagu midagi toimunud elus, mingid kogemused ja taipamised ja läbielamised ja võib-olla ebaõnnestumised, õnnestumised kõik kokku, aga et ma näen, et ma olen märganud see viimase aja kõrvalt, et pagan võtaks, ma olen nagu päris negatiivne viimase ajal ja ilma, et üldse enda aru annaks, alles siis, kui see reaktsioon on toimunud või mingi sundmõte on tekkinud, eks ole, või mingi ketra mõte või tunned ennast halvasti, siis hakkad kõrvalt nägema, et aga sa oled ju täiesti negatiivne ja negatiivselt meelestatud ka juba, võib-olla joos ette juba mingisuguse koostöö või mingi kohtumise või mingisuguse kogemuse ümber. Ja ma olen alati mõelnud huvitav, et sa mainisid ka seda sama asja, et positiivseid inimesi oodatakse rohkem. Ja. See on nii huvitav, ma pole selle varem selles mõttes niimoodi mõelnud. Ma küll ei tunne täna, et ma nii negatiivne oleks, et mind keegi ei oota. aga see on tõesti hästi huvitav, et positiivsed inimesed millegipärast mõjuvad hästi. Ja kui ma vaatan enda ümber olevad inimesi, kes on hästi positiivsed, hästi nagu tunduvad nagu isegi võib-olla üle võlli ja feigilt rõõmsad. Ma tegelikult lõpuni ei tea, kas ta ongi feik või ta päris ongi nii õnnelik. Siis mulle kohati vahepeal isegi nagu raske või mõne mõttes endaga koos olla, aga samal ajal ma hea meelega olen endaga koos. Ja, sest järelikult sa vajad sellist päikesepaistet või seda optimistlikku nooti, et see nakatab ja see tõesti nakatab ja kui on näiteks valida 2 inimest, kes on selline kurtja ja mossis suunurgad allapoole, küll valitsus on halb ja küll hilm on kogu aeg halb ja kõik muu, siis ja teine inimene, kes alati leiab igas situatsioonis mingisuguse põneva helge noodi, on entusiastlik eestvedaja kaasa tulija, siis sa raudselt valid selle teise inimese. Et selle esimesega sa kulutad energiat, sa pead vältima seda negatiivset fooni või hoiakut, et see külge ei hakkaks. Aga positiivse inimesega sa pigem laed ennast. Ehk et ja ma vaatan ka selle järgi, et kui palju sul on sõpru, kui
kui sa oled hästi entusiastlik, aktiivne, rõõmsameelne, siis kõik sõbrad on olemas. Kui sul tekib võib-olla mingisugune tagasilöök, sa tunned, et sa ei suuda olla nii särav, nii entusiastlik, siis vaikselt hakkavad ümber olevad sõbrad taanduma. Neid jääb vähemaks, sa kohe tunned, et vaata kas või seda, kui palju või kui tihti sulle kirjutatakse või helistatakse või kui tihti sul külas käiakse, sellega sa saad mõõta oma momendi fooni. Populaarsust. Populaarsust just nimelt, et selles, see on kõik omavahel seotud ja see on alateadlikult, ega inimeste käest küsides, nad ei ütle sulle seda, aga või ei oska isegi nagu seda võrrelda, aga teatud perioodidel tuleb su juurde inimesi su ümber tunduvalt rohkem. Kas sa, võib-olla ma eksin, eks ole, ja võib-olla see on minu nagu mõtteliselt, aga kas see võib olla ka see, et on ju selline levinud lause ka, ma nüüd sõna-sõnad tsiteerida ei suuda seda, aga see kontseptsioon selle asja mõttelõnga taga on see, et mida edukam sa oled, mida paremini sul läheb, seda rohkem tahavad inimesed sinuga koos nagu olla ka. Et just omakasupüüdlikult sellest kas siis alateadlikult või teadlikult kasu lõigata ja enda elu ka upitada nii-öelda või et lootuses, et äkki see mõjub ka mulle hästi, kui ma selle inimesega koos viibin võimalikult palju. Lihtsalt tuleb ka see mõte, et sa oled oma ümber oleva inimese keskmine. Jaa, ma sinna tahtsingi jõuda. Kas see on siis nagu mõne mõttes nagu võib see niimoodi olla, et inimesed ei taha sinu koos olla sel hetkel, sest nad tunnetavadki seda, et sinust hetkel midagi sult saada mõne mõttes omakasupüüdlikult ei ole? Ja pigem nende õnnetute puhul sa pead asuma nagu sellise toetaja või trööstija rolli, aga see võtab energiat. Kui sa oled rõõmsameelsete õnnelikega, siis sul ei ole vaja teise üleval hoidmiseks kulutada energiat, vaid sa lükkad ka näpud püsti ja lähed koos temaga ja saad nagu sellist õnnetunnet ja sükast entusiasmi ja optimismi, et mis tegelikult aitab su igapäevatoimetusi palju efektiivsemalt, rõõmsamalt, kiiremini ära teha. Et see on kahtlemata seotud.